Elliot, mis see putukahotell üldse on? Putukahotell on varjupaik linna putukatele, kes muidu siin ellu ei jääks. See on tegelikult täpselt sama asi, mis oksa, risu ja langenud puu metsas, kus nad saavad varjuda, aga see lihtsalt pandud kasti niimoodi, et inimesed ei tunne, et see on kole, et see tuleb ära koristada. No aga mis putukad seda putukahotelli siis külastavad? Mesilased mitte. Igasugused, siia võivad tulla sipelgad, siia võivad tulla sajajalgsed, lämblikud, erinevad mittemesilasest tolmendajad ja kusjuures tavainimene ei näegi neid putukaid, ei saa aru, et siin midagi toimub, aga mõne aasta pärast selles kohas, kus on putukahotell, sa hakkad nägema rohkem lilli, sa hakkad nägema rohkem linde, sest et kõik lilled, kõik lindude söök, konnad, kõik see oleneb putukatest. Kuidas putukad sellise hotelli üldse üles peaksid leidma? Kui neid piisavalt palju on, kes on nagu, siin on hea, siis nad hakkavad omavahel suhtlema. Mitte muidugi sõnadega, me ei kuule seda, aga nad hakkavad eritama sellist feromoni, mis ütleb, et siin on hea koht. Ja siis nad kõik vahepeal tulevad. No muidugi võib-olla see raadius võib olla väike, aga sellepärast ma tahan rohkem neid putukahotelle teha, et kõikidel oleks koht, kuhu minna. No kuidas ühe putukahotelli tegemine siis välja näeb, millest sa alustad? Ma alustan sellest kastist. No, siin on nüüd võib-olla 2 kasti siis, mitu riiulit. Ja ma hakkan seda täitma. Kõigepealt ma panen suuremad tükid sisse ja nendesse ma teen urud. Ja siis igasugust oksarisu vahepeal ma panen, siin on näha kastani, neid koori ja igale poole, kuhu nad saaksid vahele tulla niimoodi siia kuskile, et linnuk ei saa nokaga siit kätte ega mitte miskit. See lihtsalt oksarisu, mis tegelikult see tundub nii kole, aga see on nii kohutavalt tähtis. Kaua sa selliseid putukahotelle juba teinud oled? Vist isegi paar aastat, muidugi vanamale ma tegin juba mitu aastat tagasi, see on kohutavalt kole. See on natukene ilusam. Aga neid ma olen teinud nüüd 2 aastat, 2,5 aastat. Ja kui palju sa siis kokku meisterdanud oled? 43 pluss vanaemale. Ja need on siis üle terve Tallinna? Terve Tallinna ja 2 tükki on juurus. Me tegime neid SOS Lastekülaga, 3 tükki tegime koos. Need on juurus, aga ülejäänud on siis kõik Tallinnas. Kaua sellise putukahotelli tegemine aega võtab? Tead, oleneb sellest, kui suur ta on. See on päris suur. Aga ma olen teinud ka sellised pisikesed, mida panna kuskile seinaprakku või kuskile siuke kole auk, siis ma topin selle sinna. See võttis aega terve päev. Ja kõik nad on tehtud prügist. Ma ei ole midagi siit ostnud, välja arvatud selle võrgu ja naelad. Kõik muu on lihtsalt prügi. Millega sa veel peale putukahotellide tegemise tegeled? Muidugi see prügi korjamine. Ma istutan lilli ja puid linna peale laiali. Ma töötan koostöös ühe firmaga, kes kõik minu korjatud suitsukonid teevad kas paberiks või selliseks 3D printimise filamendist, millest saab igasuguseid esemeid teha. Mis muidu see koni ei lagune kunagi, aga nüüd tal on võimalus olla midagi, kas pabervihik näiteks või mida iganes saab 3D printida. Ja kaua sa seda rohekodaniku ametit pidanud oled? Ametlikult võib-olla 3 aastat, aga see kõige väga pisikene rohekodanik käis ja korjas kooliteel üles alati prügi. Et tulin alati niimoodi, käed olid täis prügi ja ma läksin ja viskasin need niimoodi oma vanemate muidugi suureks meeleheiteks täitsin kellegi teise prügiga oma prügikasti, aga vähemalt koolitee oli natukene puhtam. Nii et ehitage endale putukahotelle ja nautige loodust ja hoidke meie loodusest. Yes.